Tere, mina olen Olari Miiter, tehnoloogia entusiast ja AI koolitaja. Tänases 6. episoodis Vähem IT-d palun, ma katsungi välja uurida, kuidas IT aitaks ettevõtte asutajal ja juhil halduskoormus vähendada, et IT ei tooks seda juurde, vaid aitaks aega juurde võita. Ja tänases episoodis me pühendame teema väga põnevale asjale, see on pilvetehnoloogia. Viimase 10 aasta jooksul on toodetud andmeid rohkem kui kunagi inimkonna ajaloo jooksul kokku. Ja kus need andmeid säilitatakse, kuidas need andmeid liigutatakse ja kuidas nad on turvatud. Ja me olen täna podcasti kutsunud 2 toredat härrat, Priit Lepasepp Sunlyst ja Peeter Paju siis Teliast. Tere tulemast! Tere! Ja lähme siis kohe teema juurde, et Priit alustame siis parem Sunlyst kohe. Et mis ettevõte Sunly täna on ja millega te tegelete ja kuidas te viimastel aastatel arenenud olete üldse? No, täna oleme me energeetikaettevõte. Paar aastat tagasi saime öelda, et me oleme taastuvenergia arendusettevõte, aga meie kasv on olnud nii pöörane, et täna me oleme jõudnud sinna faasi, kus meil on väga palju elektrijaama, mis saavad just valmis ja me on vaja leida neile siis selle elektronidele kodu. Ja sellega me igapäevaselt tegelemegi. Nii et selle viimase 7 aasta jooksul, täpselt kui vana me oleme me olnud nii päris mitugi asja. Ja jah, täna me saame öelda, et me oleme ettevõte, mis müüb elektrit jaeklientidele, arendab AI datacentri projekte, tegeleme ise elektri salvestamisega ja loodame õige pea ka oma esimest tuuleparki ehitama hakata. Nii et me tegeleme väga palju erinevate asjadega ja kasvutempo on selline suhteliselt raju, et oleme kaasanud kuskil täpselt 1 miljard eurot ja õige pea on juba üle 1 gigavatti varasi opereerimises ja 4 riigis, ehk siis Eesti, Läti, Leedu, Poola. Ja on olnud väga huvitav sõit. Ja nagu Sunly kohta lugeda, siis neid uudiseid tuleb nagu vändast saelaudu. Aga te olete rajanud ju väga suuri päikeseparke. Ja. Et kuhu te oma suurimad päikesepargid olete üldse nüüd rajanud ja mis teie siis nagu tuleviku ambitsioonid on? Päikeseparkidega on see üks osa innovatsioonist. Ma arvan, samamoodi nagu Telial on innovatsioonis hästi suur osa just see, kuidas ja mismoodi tehnoloogia muutub, siis me oleme täpselt samades tõmbetuultes, et energeetikas on käes selline ajastu, kus kohas vahet ei ole, milles elektrit toodad, aga kui sa saaksid seda homme väga palju toota, siis see ostetakse sult ära. Täpselt selline olukord ongi. Ja innovatsioon on päikeseparkide maailma viinud sinnamaani, kus kohas neid ehitatakse aina rohkem põhja poole. Ja mis salata, põhja pool on päikest ka kõvasti vähem. Ja ongi näha nagu huvitavat trendi, kuidas maailma mõttes üldse on energeetikas jõudnud aeg kätte, kus kohas riigid, kus kohas enne elektrit ei olnud, on nüüd elekter ja selle tagajärjel on haridus ja selle tagajärjel on majanduse kasv. Nii et kui me räägime siin tuuleparkide arengust, siis see areng oli meil vanasti nii-öelda Euroopas ainult. Nüüd see on ka Hiinas, aga päikeseenergeetika on olnud tõesti selline tehnoloogiline muutus, mis võib öelda tõi mobiiltelefonid tänavale. Et järgmine selline tehnoloogia on akusalvestustehnoloogia ja kindlasti ka õhksojuspumbad on järgmised, ehk siis ka sooja valdkonna elektrifitseerimine on see, mis praegu toimub. Nii et lühikese aja jooksul on meeletult juhtunud, et meie maailmas infrastruktuuri kulud on kukkunud kolinal. Kolinal ma räägin kordadest 5 aasta jooksul, et me oleme inflatsioonilises olukorras ja kui 5 aastat tagasi päiksepark oli 2 hektaril 1 megavatt, siis täna ta on 0,7 hektaril 1 megavatt ja maksab 3 korda vähem ja toodab tegelikult peaaegu 2 korda rohkem. Et see on nagu niisugune müstiline maailm, kus kohas on olnud tore ennast leida, et seda võib öelda, see innovatsioon on olnud juhuslik. Et kuna ma energeetikaga tegelen, siis on olnud huvitav lihtsalt olla selle sees. Ja väga põnev igal juhul, et ma usun, et meil läheb täna veel põnevaks, aga Peeter, ütle sina siis, et mida tähendab Telias siis pilveteenuste juhtimine ja mida sa siis igapäevaselt teed? Igapäevaselt siis tegelikult ma hoolitsen selle eest, et meie siis kliendid, kes on meie IT-teenuste kliendid, saaksid siis endale
neid teenuseid või teenuse komponente, mida me siis pakume. Serverteenuste puhul näiteks minu puhul, mina olen siis serverteenuste juht tegelikult spetsiifilisemalt ja pilveteenuste juht. Telia ise on ka kohalik pilveteenuse pakkuja, ehk siis äriklientidele mõeldud sihuke kõrgkäideldav pilvetaristu, mida me siis pakume klientidele. Ja lisaks pakume ka siis tegelikult 80% ulatuses meie äri koosneb tegelikult hoopis erilahendustest, kus me siis kliendi vajadustest lähtuvalt ehitame talle kas taristu või kasutame siis olemasolevaid avalikke pilvi või enda kohalikku pilve siis taristut nagu ja pakume seda nagu terviklahendusena tagasi. Väga põnev. Aga ma arvan, et me läheme siin natukene spetsiifilisemaks, et katsume siis nagu seestpoolt ka urgitseda natuke, et Priit ütle palun, et millal muutub siis ettevõtte jaoks nagu tähtsaks küsimus, et kus tema süsteemid ja asjad, andmed kõik asuvad, siis ma mõtlen nagu strateegilises mõttes ja et juht ju peab need otsused lõpuks tegema, kus need asjad asuvad ju. Jaa. Kus oleneb, mis asju sa silmas pead, et meil on andmekogu, meid on meeletult palju erinevaid. Ma arvan, et kui me räägime sellest, et kui ettevõte alustab, siis kõige esimene asi, mis sa teed, on ostad arvuti endale ja tahaksid kuskil neid faile hoida. Ma arvan, et see hakkab sellest lihtsast asjast pihta, et mina olen olnud Sunly asutaja ka, mis tähendab seda, et mina olen ostnud esimese arvuti ja teinud esimese lepingu pilveteenuse pakkujaga. Et mina olen ma olen pilveusku olnud väga kaua aega ja ma olen ehitanud mitmeid ettevõtteid, lisaks näiteks Tuleva founder olnud ja see oli esimesest päevast pilves. Et tegelikult on nii, et kontor ongi lihtsalt ruumid, kus inimesed kohtuvad ja teevad tööd ja seal on arvutid, aga sealt edasi on see kõik internetikaabel ja pilveteenuse lahendus. Ja selle 7 aastaga Sunlys on läinud ikkagi see maailm palju keerulisemaks, sellepärast et kõik tänased moodsad elektrijaamad on robotid tegelikult ja nad kiirgavad meeletu hulga andmeid ja nendest andmestest ja kogudest teeme me täna järeldusi ja kasutades selleks ka AI tööriistu, mis tähendab seda, et andmed peavad olema puhtad, andmed peavad olema eri tasandiga, erinevalt üle kontrollitud. Nii et meie valdkonnas on ju, me ennustame ilma, et see on hea, et me räägime pilveteenustest siin, et päikseenergeetikas pilv ei ole kindlasti hea asi, aga me oleme väga palju pilves. Seda on märgata jah, et Priit mainis siin, et päevast 1 nagu kohe läks pilve peale üle, et andmeid seal säilitada, aga võib-olla Peeter, sa räägi nagu lihtsas keeles lahti, et mis asi see pilv siis on, et kui sa selgitad seda inimesele, kes ei ole saanudki aru, et mis asi on pilv või pilves või mida see tähendab tema jaoks? Võib-olla kõige lihtsam definitsioon on see, et pilv on siis mingisugune serveri või arvutusvõimsuse taristu siis teenusepakkuja juures. Ehk siis see tähendab seda, et lihtsas keeles ongi see, et sa ostad seda taristut sisse teenusena. See tähendab seda, et inimesel on reaalselt endal füüsiliselt ruumis ühtegi serverit. Ei ole jah. Ja noh, see siis üle interneti tarbitav, kas sa tarbid seal siis seda mingit pilverakendust, tarbid pilvesalvestusruumi või ärikliendid rohkem siis pilvekompuuti või sükest arvutusvõimsust on ju ja oma rakendusi hoiavad seal pilves näiteks. Aga mis vahe on sellel, et kui näiteks ettevõttel on omal mingi äge serveriruum või ta kasutab pilve, et mis vahe seal on? See võib-olla kui nüüd selle definitsiooni juurde tagasi tulla, siis see ongi see vahe, et ühel juhul andmete ja see kontroll sinu käest, teisel juhul sa usaldad siis seda pilveteenuse pakkujat, kes on siis, kelle kätte sa oled oma andmed andnud. Aga ikkagi ma tahaksin nüüd natuke täpsustama, aga mis on see kõige suurem müüt või eksiarvamus nagu sellise pilve kohta või pilveteenuse kohta? Millega sa iga päev nagu kokku puutud klientidega nagu? Kõige suurem eksiarvamus on see, et pilv on midagi müstilist nagu ja kuskil kaugel ja ära. Et tegelikult on see täiesti tavaline, väga küll võimsa ja kõrgkäideldav serveri taristu kuskil maa peal andmekeskustes on ju. Viimasel ajal ka aina rohkem maa all on ju ja seal on väga keerulised, see andmekeskused on väga keeruline taristu nagu objekt ja lisaks seal sees siis olevad need serveri pilvemassiivid on tavaliselt hästi suured ja need peavad olema skaleeritavad. See tähendab siis nagu laiendatavad on ju ja siis nad on natukene keerulisemad kui tavaline üks server või üks arvuti kuskil või lisakõvaketas kuskil siin kõrval. Seal on need võrgud on hoopis teistsuguse nõuetega ja nii edasi. Ja tänapäeval üldse,
rääkides serveritaristust veel, siis mis on selles andmekeskuste sees, on ju, siis need andmekeskused ise peavad vastama nagu hästi paljudele turvastandarditele, sellepärast et tekiks see usaldus, on ju, et neid oma andmeid sinna siis viia või panna. See usalduse tekitamine on ka sinu töös nagu vajalik, et sa pead nagu lahti selgitama kõik neid asju ja? Ja, et igapäevaselt, selles mõttes, et see IT-äri nagu tegelikult on mõnes mõttes usaldusäri, et see nagu et see on nagu pangandus, et ainuke vahe on selles, et ühel juhul hoitakse raha, teisel juhul hoitakse andmeid. Et Riit siin korra mainis, et hästi palju andmeid tekib kogu selle teema juures, mida te teete, aga ma küsiks niimoodi, et kui palju siis sõltub tänapäeval siis energiaettevõttel andmetest, prognoosidest, digitaalsest infrastruktuurist, no mitte ainult sellest füüsilisest taristust nagu? Tegelikult mina võin öelda, et ma olengi ilmaennustusäris, et me kogume andmeid, me jälgime seda, kuidas prognoosid, mida meile ette antakse ja kuidas need täituvad ja kuidas need ei täitu. Kindlasti me kogume IoT lahenduste kaudu kokku andmeid reaalajas ja kuna meil on vara 4 riigis, mis on üksteise naabruses, siis nagu ilma ennustamisest näinud, siis pilvemassiivide ilm liigub meil ikkagi Atlandi ookeanilt väga tihti siia, mis tähendab seda, et see jõuab Poola enne ja Leetu ja Läti ja siis Eestisse. Et on meil enda andmed, on meil teiste andmed, mida me sisse ostame ja me kasutame seda selle eesmärgiga, et meie prognoose paremaks teha, sest et tegelikult see, mis meile kulu on kõige suurem, on prognoosi viga ja meie peame selle kinni maksma. Ja see prognoosi vea täitmine emmas kummas suunas, et kas me ei tooda nii palju, kui me lubasime või vastupidi, toodame liiga palju. See tähendabki seda, et kas me lülitame ennast välja või me peame kellelgi teiselt ostma selle koguse, mida me lubasime toota. Et see maailm on umbes selline. Mul tekkis selline huvitav vaheküsimus siia, et põhimõtteliselt teil on hästi palju datat, et te võiksite siis nagu seda ilma ennustada ja põhimõtteliselt isegi teleekraanil välja öelda, mis ilm tuleb. Nii võiks olla küll, aga mis selle ajaloolise andmega ikka on, et mine lihtsalt õue ja vaata, mis see on. Aga meie turud on 15 minuti turud ja me peame täpselt aru saama, et mis see järgmised 15 minutit on ja seal on selle prognoosi veaga. Ütleme, et see ongi meie põhiosa meie ärist, et kui see oleks suurepärane, siis ei oleks ootamatuid kahjusi, mida peab kompenseerima teiste tuludega. Ja teised tulud on ka, et Venemaast desünkroniseerimine, ehk siis elektrivõrgu lahtiühendamine tõi selle, et me peame ka pakkuma sagedustooteid ja seal on siis see, et võrk nõuab hästi kiiresti, kuna me paneme siin näiteks LED-lambid põlema või mingi muud asjad põlema, siis kuna tarbija peab oma elektri saama, siis võib-olla selle tagajärjel vajadus suurenes ja me peame kiiresti ennast sisse või välja lülitama selle tagajärjel. Et see maailm on väga andmete põhiliseks läinud ja võrreldes 10 aasta taguse ajaga, kus kohas olid tunni andmed, mille alusel siis ongi 15 minutit ja me arvutame kogu aeg prognoosi vigu, siis me peame kauplema oma elektriga, kas me toodame, ei tooda. Et see täna on meil 11 turgu, kus kohas me osaleme. Aasta aega tagasi oli see 1 päev ette, müüsime kliendile elektrit. Täna me müüme Eleringile mitte tootmist, automaatset reageerimist, manuaalset reageerimist, mis tähendab seda, et ühe puhul helistatakse, teise puhul arvutid suhtlevad omavahel. Et see maailm on müstiline, kuhu elekter läinud on ja ütleme niimoodi, et see on väga palju kaugelenud inimtegevusest, et seal pilves meie maailmas suhtlevad ainult robotid ja lihtsustatult ja need robotid on neil planeeritud, sellepärast et reaktsioon on millisekundites, mis peab olema ja inimene sellistes sekundites tegelikult ei saa otsustada. Ja. No ma ainult võin ette kujutada, kui palju andmemahtu seal liigub, mille pealt te nagu otsuseid teete. Aga sina juhina siis, kui sa need otsuseid teed, kuhu nagu te investeerite oma aega ja raha, et mis sinu jaoks kõige olulisem on näiteks nende pilveteenuste juures, kas see on siis nagu paindlikkus, töökindlus, turvalisus, kulude kontroll? Ma arvan, kõige olulisem asi on liidestatus üldisesse infrastruktuuri, üldse nagu selle nagu süsteemi, et mida iganes me teeme, me peab see olema skaleeritav, et mingi moment täpselt see ongi. Eelmine aasta süsteemi teenuste andmete mahud suurenesid hüppeliselt kordades ja pidime saama oma süsteemid kontrolli alla.
ja ma arvan, et see ongi niisugune pilveteenuste põhiline tugevus on selles, et nad on võimelised niimoodi skaleeruma. Ja see, kui sa peaksid ise oma tarkvara tegema, siis see võimalus kaob sul käest ära hästi kiiresti ja sa pead olema selle skaleerimiseks valmis. Ja süsteemid, ma arvan, et täna võidavad turul kõige rohkem need, kes oma süsteeme on nõus teiste süsteemidega liidestama ja ajama taga, et need protokollid oleksid võimalikult sarnased. Ja noh, me hoiame oma andmeid erinevates kohtades erinevate asjade tõttu, sest et seadmed suhtlevad väga vanade süsteemide kaudu nagu siis serveritega, et koguvad andmeid, sul on inverter, seal tulevad mitu kanalit välja, seal on hästi palju markereid, need on markeerimata, aga tänu AI-le on võimalik neid ka rohkem markeerida, esile tuua, mis need tegelikult on. Ja need andmed kogutakse ühte süsteemi, need puhastatakse ja siis alles, kui nad on mitu kihti puhastatud, saab need anda AI-le ette kasutamiseks. Ja ka oluline on see, et siis neid robot ehk siis invertereid juhivad siis trading algoritmidena ja kogu see asi maailm kokku tulema ja ta peab veel salvestama ennast niimoodi ära, et see oleks stampidega kinnitatud, sellepärast, et tegelikult see on turg, on ja me peame turule näitama, et me kaupleme kogu aeg turutingimustel ja et ma ei oleks ise infot kasutanud ja mida iganes, et meie maailm on ka nagu pangandusmaailmaks muutumas, et meil on tootmisüksus, kus kohas me toodame elektrit, meil on trading üksus, kus kohas tehakse trading käsklusi ja siseinfot ei tohi kasutada, sest meil on ka väga suured elektrijaamad ja need mõjutavad ka hinda. Et see maailm on läinud, ütleme, elekter on läinud ka pilve nagu ikka tugevalt ära praegu, et ta ei olnud seal niimoodi paar aastat tagasi, ta ei olnud seal, aga täna ta on ikka väga tugevalt pilves. See on selles mõttes jube huvitav kombo, et teie toodete elektrit ju päikesest. Ja. Füüsiline pilv taevas oleks teile vaenlane, aga digitaalne pilv on teie sõber. Ja nii on. Aga ma küsiksin siis Petri käest, et kui sa vaatad nüüd Eesti ettevõtteid nagu tervikuna, et kuidas nendel siis asi niimoodi lahendatud on, et andmete hoidmine, liigutamine, kas nad kasutavad siis nagu mingid pilveteenuseid ainult või on serveripargid või mingid hübriidmudelid, kuidas see pilt on täna Eestis? See on see mitmekesine. Sellest või rääkida? Ütleme, et klassikalised ärikliendid, kes pakuvad teenused Eesti turule, et nemad on siis kasutavad siis kas kohalikke pilveteenuseid, kasutavad oma nagu serveritaristut ja ka kasutavad juba ka avalikke pilveteenuseid ja tegelikult see kasutus on ammu juba hübriidne, et kui me siin toome selle sama näite Microsofti see M365 kuhu peale siis 2014 aastast tegelikult kõik sisuliselt Eesti ettevõtted üle läksid, tuleb selle juures pidada nagu kummaliseks, et see e-maili teenus on tegelikult siiamaani Eesti ärides on ta väike või suur üks kriitilisemaid teenuseid, et mida tegelikult nagu tarbitakse. Et ärimaailmas on see hoopis teistmoodi, kui mujal maailmas me oleme läinud ära chatidesse ja Slackidesse ja võib-olla ei saadame üksteisele pilte hoopis, mitte enam ei räägi, siis seal on see e-mail on nagu peab olema teenus. Oma olemuselt muidugi ta ei ole tagatud teenus, sest ta töötab üle interneti, sa saadad kirja välja, sa saad tagada ainult seda, et sa saadad kirja välja, üks vastaspool ja millal ta seda kätte saab, et see on selline huvitav asi, aga jah, ja see on enamusti kasutatakse pilveteenuse pakkujaid. Ja te näete nüüd ka, need ohud on siis see, et kui mõni neist lahedast seal pilveteenuse pakkuja korraks veilib, siis tegelikult on see mõju päris suur, see on selline globaalsete pakkujate asi ja nüüd ongi see, et siis vastavalt sellele, kuidas siis ettevõtted on hinnanud oma seda nagu ärikriitilisust ja siis ongi nagu selline tendents, et hinnatakse ära need erinevad IT-teenused ja siis vastavalt, et kas mingisugune laolehtede süsteem mõnel tehasel on väga tähtis, muidu see autod, ma ei tea, välja sõita ja saata juustupoodidesse siis võib-olla seal hoitakse seda taristu koha peal, sellepärast ja tuubeldatakse seal, et see oleks nagu mitmekihiline ja töötaks. Ja vastupidi mingisuguseid väga nagu, mis on täna meil nagu üks teema on see julgeoleku kaotustel on ju siis väga paljud ettevõtted küsivad meie käest, et kas saaks üldse nagu Eestist väljapoole andmeid nagu salvestada juhuks kui, et see on nagu kahtepidi liikumine. Et aga maailma üldine trend on ikkagi see, et see jääb hübriidne pigem. Ja ma ei mõtle just hübriidne see, et serverid pilves või serverid enda juures, see on veel natukene tehniliselt ei ole päris nii, nagu sellest räägitakse, aga see sinnapoole mõte liigub, aga
aga hübriid on selles mõttes, et kasutatakse siis erinevaid nii pilveteenuseid kui ka siis lokaalseid teenuseid on ju, noh nagu või enda taristuteenuseid ka veel, see on veel niisugune nagu kolmas arvutus on ju, miks siis enda serverit omatakse, et seal osadel ettevõtetel on see nagu sellepärast, et see lihtsalt on nagu kapeks-opeks suhe nagu mõistlik teha on ju, teistel ettevõtetel on see, et omada kontrolli kogu ahela üle on ju, see on väga oluline, noh, seda teevad näiteks meie eriteenistused ja ka äriettevõtted teatud on ju, kes seda tahavad siis tagada, et see on kindlalt nende juures, no võtavad ise vastutuse ka on ju, et teisel juhul saavad pilves selle vastutuse ära on ju, aga ja niisugused need trendid on, aga veel võib-olla üks asi, et vahet tuleb ka teha selles, et need ettevõtted, kes käitavad mingeid rakendusi või äriprotsesse nagu seal peal, siis need tavaliselt on lineaarsed ja seal ei ole need süsteemid nagu, seal on ka palju andmeid ja see käideldavus peab olema väga kõrge, aga need süsteemid püütakse hoida nagu suhteliselt lihtsad. Et kui sa tänapäeva seda tavalist arhitektuuri vaatad, siis noh, need mikroteenused ja kõik see on aetud nagu niisuguseks parajaks kapsaks ja see on äge siis, kui ta vajab niisugust kiiret skaleeritavust üles või alla on ju. Aga nendel lineaarsetel süsteemidel tegelikult hakatakse juba vaikselt üha rohkem otsima niisugust nagu lihtsust tagasi, et noh, et see nagu lihtsalt ei ole nagu selle süsteemi enda üleval hoidmine on nagu keerulisem, kui seda tegelikult noh, see vajadus on selle äridus. Et niisugust trendi näen ka natuke. Aga kas ma saan sinu jutust õigesti aru, et need hübriidlahendused on pigem täna nagu norm kui erand nagu? Ja, pigem küll jah. Ja noh, IT-infrastruktuuri äri on ju, kõik see ilus on seal üleval pool on ju, kõik see arenduses ja seal on ju, et tegelikult see on nagu igavene optimeerimine, et see nagu tegelikult mingi rakenduse või funktsiooni elukaar, siis võetakse tegelikult kõik, mis juhtub peale aktiivset arendust, on ju, võetakse ja siis hakatakse seda lõputult optimeerima, on ju, ja see on üks põhjus, miks näiteks pilveteenused on, noh, nad lihtsalt on soodsamad teatud tingimustel, näiteks emaili teenused. Ja, aga see viibki selle järgmise nagu teema juurde, et nagu siis nagu raha ja risk on ju, et kui need pilveteenused, et kui noh, pilveteenuse kohta öeldakse, et sa maksa selle eest, mida sa kasutad, eks. Et aga millal see siis nagu päriselt nagu töötab ja millal see pill võib hoopis nagu väga kulukaks minna pidada nagu? No, kui rääkida nagu äriliselt, siis kui sa väga targalt ja sul on niisugune meeskond või niisugune partner, kes suudab väga targalt seal pilvest toimetada, siis võib see pilv olla väga hästi optimeeritud ja väga kuluefektiivne. Aga noh, nüüd näiteks nende nõndanimetatud tunnipõhiste või siis nagu maksad selle eest, mida kasutada on ju Eestis, noh nendega on lihtsalt see oht, et kui inimene teeb vea on ju, noh siin viimastel aegadel on näidatud, kui see agentik AI teeb vea on ju, mis siis võib hakata kõik juhtuma on ju, siis sa saad lihtsalt sellest arve on ju. Aga vahva. Ja noh, üks eelis on siis ütleme, et kohalikud pilvepakkujad on ju tõenäoliselt helistad noh Andrele või Mardile, ütled, et kuule jama on, et mul läks halvasti siis. On ju, tehakse kredit, aga AWS ei võta seda aru, on ju, et seal on nagu ka niisugused nüansid on vahel on ju, riskidega. Aga kui on sul enda meeskond või väga hea partner, kes suudab sinna pilve viia sind, väga optimeerida, on ju, siis on need avalikud pilved, loomulikult see on tuhanded inimesed arendavad seda iga päev, on ju, noh, mis iganes, meeletud käibed, on ju, neil on alati nad võidavad. Aga kui me Priidu käest nüüd küsin, et te olete nüüd 7 aastat Sunlis on ju aktiivselt toimetanud, arendanud ja kasvanud, et millal siis nagu juhi vaatest, millal hakkab siis selline lahendus või vale infrastruktuuri otsus nagu päriselt nagu äri pidurdama? On teil sellised case olnud üldse? Muidugi on olnud, ma oleks tahtnud paari asja palju varem teha, aga alati on asi küsimuses rahas, et kas sul ei ole seda või siis on sul seda liiga palju, on ju. Ja siis tahad hästi kiiresti teha. Aga et need vead, ma arvan, on kõik, me oleme ühtepidi ära teinud, aga ma arvan, me oleme täna väga heas kohas, et me vaatame erinevaid infrastruktuure, me vaatame erinevaid pilvelahendusi erinevates kohtades ja meie peamine vaade on seal profit and loss, ehk siis PL statement, kus kohas me põhimõtteliselt loogika ongi selles, et me üritame täna ikkagi tuua võimalikult palju kliente oma süsteemi, me üritame nagu kolmandaid osapooli ka. See on väga keeruline, sest et inimesed kasutavad erinevaid IoT lahendusi. Suurtööstuses on need automaatika signaalide maailm on ikkagi nagu ära standardiseeritud, lihtsustatud, koodikeeled on ka väga-väga vanad, kõik töötab nii-öelda justkui. Aga jah, nende uute lahenduste puhul ma arvan, et kõige nagu nõmedam asi, mida ongi teha, et sa ehitad nagu endale süsteemi valmis, maksad sellest hästi palju.
ja siis klient ei tule. Ja ma arvan, et see on nagu kõige nagu nõmedam koht, kus kohas olla ja seda viga teevad, kuna me investeerime ka startupidesse, siis seda viga tehakse kogu aeg, et sa ehitad endale kosmoselaeva endale siia Telia maja kõrvale, aga ta ei ole kosmosest, ta on siin, ja kuidas ta sinna kosmosesse saab, peaks olema nagu sul peaks olema nagu kogu rakett, et see sinna viia, et selliseid asju tehakse ikka. Ma arvan, et need kasvuvead me oleme Sunlys jätnud aastate taha. Me oleme täna ikka väga heas kohas sellega. No seda on ju hea kuulda. Vähemalt andmed on ilusti hoitud, aga kui ma nüüd Peetri käest küsin, et turvalisuse vaates, et millised andmed või süsteemid on sellised, mille puhul peab nagu ettevõtte hoolikalt nagu järel mõtlema, et kus ma siis need hoian? No need on ikkagi konkreetsele äriettevõttele tema kõige kriitilisemad andmed, on ju. Noh, kellel on need kliendi andmed, on ju, kellel on need, noh, et kui jumal muidugi kliendi andmetest, seal on veel omaette, seal on veel igasugused seadusandlus tuleb vahele, aga noh, ma mõtlen nagu selles mõttes, et mis tema äris on nagu see, mis nende andmetega nagu igapäevaselt tehakse, on ju, või mis temal selle nagu äriprotsessi käivitab, et see põhitegevust on ju toetav. Et need andmed kindlasti, noh, tegelikult on see ka suhteliselt turustandard, et ega tegelikult nagu tegelikult ju kõik ju mõtlevad varunduse peale, kõik mõtlevad igasuguste turva nagu lahenduste peale, mis hoiavad eemale pahalased, kes neid krüpteerida võivad või isegi kui võivad, siis selleks on nagu mingisugused nagu tõrke nagu plaanid, on ju. Aga see kõik algab sellest, et tegelikult nagu sellest nagu selleks, et hästi planeerida see rakendus või see süsteem üldse tervikuna, on ju, selleks peab olema nagu peabki olema äri poolt see nagu hinnang või et noh, et palju need andmed on väärt, on ju, ja mis hetkest, kus me saame kompromisse teha, et alati sa pead seal kuskil tegema kompromisse, et tihti lugu näiteks, toon sedasama emaili näited näiteks tagasi, et kui sa lähed räägid ärijuhtidega, siis nad ütlevad, et see ei tohi kordagi maas olla, on ju, et ma pean saama need arved kätte ja arved edasi saata ja pakkumise välja saata ja kõik, on ju, aga siis, kui sa nagu paned sinna ühe tüki juurde ja teise tüki juurde, et kõrgkäideldav mitmes asukohas duubeldame, on ju, siis kui summa hakkab kasvama, siis vaatad, ei tegelikult üks päev võib olla maas, et see on nagu see ja tegelikult jube hea oleks, kui äripool saaks enne öelda ette selle nagu need riskid või et taluvuspiirid on ju, siis saaks ka all need IT-mehed nagu teha väga hea või väga hea arhitektuuri sellele nagu lahendusele, on ju. Aga paraku on seal aja ja selle vahel on alati vaja leida ka kompromiss, et ma ütlen, et meie, kes me pakume seda IT-teenuseid, siis nagu ma enne mainisin, siis ka nagu neid erilahendusi, on ju, siis meie need insenerid ja arhitektid proovivad siis leida, aga ega see klient alati, ta ei ole sedasi mõelnud, on ju, ja tal ei ole ka tihtilugu seda aega nagu nii palju selle peal mõelda, on ju, et siis nagu me hakkame koos kasvama, et me ei saa nagu seda kohe valmis seda head lahendust teha, et see on üks nagu meie väljakutse. Sest ütleme, kui me räägime tehnoloogiaettevõtetest, antud juhul nagu Sunlygi, siis liigutakse hästi palju andmeid, seal on hästi palju vaja turvata ja ettevõttes on tavaliselt keegi väga kõrgetasemeline CTO, kes jagab kogu seda värki. Lihtsalt on niisugune natuke intrigeeriv küsimus, et kas on olnud olukorda ka, kus ettevõtte väga mainekas CTO ütleb, et kuule, et Peeter, et ei, see lahendus ikka nagu jama, mis räägite või pakute, et tekib selline nagu teatud mõttes selline konstruktiivne, natuke terav arvutelu, sest CTO ju toob see tehnoloogia mõiste nagu sinna juhi kätte, juht peab nüüd lõpuks otsustama ja CTO ütleb, et kuule, et ei, see jama peab ikka siin meil on oma masina pargi paneme püsti ja teie teate, et see oleks nagu täiesti mõttetu, sest see nii kulukas, et kuidas sa sellist müüti nagu murrad seal siis? Jah, ega vahest ei murragi, on ju. Et vahest ongi see lugu, et see ise tegemine tundub ja see vahest ei ole ka nagu vale. Et ma ütlen, see, kui sa kontrollid kogu ahelat, peaaegu niikuinii see kõik ei saa kontrollida, et see üks standard on näiteks, et enamasti ikkagi Eesti kesksuured ettevõtted hoiavad oma andmed ikkagi kuskil andmekeskustes. Sellega sa juba annad natukene nagu seda endast eemale neid andmeid, on ju, isegi kui sa kontrollid neid kappe seal sees. Aga sa kõike seda taristu protsessi ei kontrolli. Aga tegelikult on nii, et me võib-olla vahest nagu
jäämegi siis kliendist ilma sel juhul ja ta valibki selle tee, aga vahest see ongi tal õige, et kui tal on ikkagi enda meeskond olemas, kes, kui nad on näiteks sellises arengufaasis, näiteks isegi kui see nende põhitegevus ei ole IT-ga tegeleda või siis näiteks pakkuda mingit toodet või teenust nagu IT peale, vaid see on nagu mingi muu asi, aga neil on enda arendusmeeskond, enda ja see taristumeeskond ja nad hoiavad seal, teevad seda nagu väga intensiivset arenguetappi, siis tegelikult on vahest meil ka õige nagu lasta käed lahti öelda, et me pakume sellist, meil on teisi teenuseid ka, võrku ja võib-olla turvalisust ja mingit sugust aspekti, mida neil ei ole või neil millega pole neil aega tegeleda, varundust näiteks. Jah, et Priit siin mainis just, et suur hulk andmeid töödeldakse tegelikult AI-ga juba, et saada väärtuslikku infot seal kätte, aga Peeter, kui tähtis see pill tegelikult on siis nagu tehisintellekti kasutuselevõtu jaoks nagu? Tegelikult on nii, et praegu on väga tähtis, et kui me vaatame nagu kus maal me täna selle AI kasutuselevõtuga oleme, siis ma räägin nagu äriklientidele mõeldud maailmas. Jätame, võtaks selle siis eraldaks sellest siis ütleme, et see generative AI-ga nagu on kõik ju peaaegu hästi, küll meil on üks tõsine toode turul ainult, see on sama Microsofti Copilot, mis on maksustatav mingisugune integreeritud mingisse asjadesse, et ülejäänud on nagu ikkagi siuksed, kas mingid uue, nagu edasi jõudnud otsing või siis pigem on ju avalike andmete pealt asi, et või siis on nagu mingisugune tarkvara, stack, mis sulle antakse, aga kuna su andmed on struktureerimata, siis ikka sa päris täit seda tõde ei saa, me ise oleme otsinud siin nagu päris mitu aega, et kliendid küsivad meie käest, et mis võiks teha AI-ga, ja täna me oleme öelnud, et kui te alustate selle AI-ga tegelemist, siis on avalik film nagu üks parimaid kohti, sellepärast et sa saadki nagu kasvada ja vaikselt seal katsetada, et pärast siis, kui sul on valmis mingi asi, ja ma arvan, et täna Eestis võiksime rohkem keskenduda nagu selle nagu nende lahenduste leidmisel. Meil ei ole nagu business case tegelikult ärimaailmas, et meil on nagu igast ägedaid asju, mida me teeme, innovatsiooni on ja me teame, et see tuleb, aga tegelikult päris sükest, et mis aitaks kohe tehasel või asjal nagu teha, sükest nagu lahendust, valmis lahendust ei ole. Ja võib-olla nagu see, mida me siin Eestis saaksime nagu arendada ja võib-olla ka siin väiksel nagu mastaabil nagu katsetada, et kas need asjad töötavad. Et see taristu, ma mõtlen, et me hakkasime sellele, meil on mitu initsiatiivi majas näiteks ja meil tegelevad, on eraldi osakond, kes tegeleb AI-ga, aga kui ma nüüd toon siia äripoole tagasi, siis me nagu justkui käime mööda maailma ringi, otsime nagu seda business case'i, neid öeldakse, et on, reaalsuses ei ole, et reaalsuses nagu ei ole ikka seda nagu, et kus me saame võtta selle tüki ja anda, et nüüd hakake tegema. Meil on endal näiteks AI ready nagu see pilves, meie enda pilves on siis see nagu mingi compute'i osa, täna me oleme müünud seda hoopis sellepärast, et seal oleks parem remote desktop, mitte nagu AI-d seal käijad, nagu meil ei ole veel seda, aga ma arvan, et sinna nagu suurt keskmisesse ärisse see tuleb ka nagu alati natuke hiljem, et võib-olla ma sellepärast nagu väga nagu ägedalt ei saa sellest praegu rääkida, aga mida ma saan ägedalt rääkida on see, et agentic AI ka, nagu mulle meeldis üks suur Ameerika firma, kes näitas, kus nad siis oma AI arengus on, seal oli siis robot kõrval, seal või see AI jooksis siis kõrval ja siis teisel pool kõrval oli siis 1-aastane laps, kes püüdis ennast püsti ajada. Ma tahan lihtsalt nagu jällegi, mitte ma ei taha kuidagi maha võtta seda indu, et see AI tuleb, see tulebki, aga näiteks meie need komponendid, mida me kasutame maailmas, siis enamus nendel pakkujatel, kes nad räägivad AI-st, on see agentic AI PowerPointis või YouTube'i selles, et me pole seda reaalselt näinud, aga me teame, et see tuleb ja me väga ootame seda sellepärast, et see aitaks nagu väga-väga optimeerida meie igapäeva tegemust, meie administreerimistegevusi, meie nagu haldust. Me väga ootame seda. Vot sa viisid oma jutuga täpselt selle teemal, kuhu ma nagu vaikselt jõuda tahtsin, et Priit just mainis, et AI töötleb need andmeid läbi ja mul on nüüd küsimus nagu sulle kui ettevõtte juhile, et kas sinu hinnangul muutub andmete tark kasutamine näiteks järgmise paari aasta jooksul suuremaks konkurentsieeliseks kui näiteks füüsiline tootmisvõimsus? Minu valdkonnas või taastuvenergia valdkonnas kindlasti. See on suur kogum käitumismustritest ja nendest arusaamisel.
sul on tarbija info on ju samamoodi 15 minutiga kättesaadav. Selle infoga varem üritati mustreid tuvastada, täna suudavad mustreid tuvastada AI-d palju kiiremini. Sa ei pea mõtlema selle peale, lülitame erinevaid seadmeid sisse-välja ja vaatame, kui palju nad tarbima hakkavad. Seda suudab sul teha tegelikult AI juba ise. Ta suudab öelda sulle, mis seade see oli, millal see läks. No ütleme niimoodi, et AI saab väga täpselt teada, millal sa kodus olid, millal sa ei olnud kodus ja mida sa oma kodus tegid. Ja sealt kaudu tuleb ka see GDPR ja AI maailm Euroopas nagu vastu. Ma arvangi täna nagu lihtsustatult, kui me siin rääkisime e-mailidest ja SharePointist, siis SharePointis ei tohi lihtsalt kohad, kuhu sa tahad oma AI-d ligi lasta täna Euroopas, siis sa pead lihtsalt unustama ära, et ta kliendi andmetele ta ei tohi ligi pääseda ja üldse isikustatud andmetele, töötaja andmetele ka. Ja siis sa peaksid vaatama enam-vähem seda, et andmed Euroopast välja ei läheks. Ja paljud ju täna ei suuda seda pakkuda, et kui me räägime sellest, millest kõik räägivad, cloud code on ju, tema kahjuks ei suuda seda enterprise'idele või siis suurettevõtetele lubada, et need andmed jäävad Euroopasse. Jah, nad tegelevad sellega, aga täna see nii ei ole. Ja siis sa peaksid justkui nagu on toode, mis on tegelikult, mina ütleks täna maailma parim koodikirjutamistoode ja sa teatud asjades ei saa seda kasutada, sellepärast et me eurooplastena otsustasime, et mingi asi on kuritegu on ju. Ja nii ongi. Ja ma arvan, et see maailm liigubki sinna poole, et andmed tulebki korda teha. Hea meelega tahaks e-mailid üldse ära unustada ausalt öelda, aga seda ei ole võimalik teha. Mulle hullult meeldis Nordic Business Forumil, teen ühele üritusele reklaami ka siin. Eelmine aasta esines seal üks inimene, kes tõi välja selle, et noortel inimestel on meiliaadressid sellepärast, et nad saaksid TikToki ja muudesse kohtadesse sisse logida, sest et sul on sisse logimiseks ikka e-maili aadressi vaja. Et mina oma ettevõttes ka olen jõudnud sinnamaani, et mina oma meilidele tegelikult väga ei vasta. Et mul on investorid, kes kirjutavad, nendega ma suhtlen, aga mina oma töötajatega suhtlen Slackis ja meie automatismid, mis jõuavad ka Slacki. Et jah, sellel on ka pikk arutelu, et pangad suhtlevad suga e-kirjade teel, kes iganes suhtlevad suga e-kirja teel, aga ma mäletan ka ühte panka, kes mulle saatis veel, ma just mõtlen, täna on 2026, ütleme 10 aastat tagasi saatis Euribori nii-öelda siis hinnatõusu saatis faksiga. Ja selle tõttu pidi faksimasin olema veel. Et see sai ka veel digitaliseeritud, see oli siis 2015-16. Et ma arvan, et inimesed peaksid esimese asjana enne, kui nad AI-ga üldse tahavad flirtima hakata, peaksid hakkama andmeid korda tegema oma ettevõttes ja see on kõige olulisem asi, sest et nad unistavad väga palju ja nad tahavad meeldida sulle, et AI on selline hea töötaja, kes ei taha sulle ei öelda. Ta on nõus töötama kogu aeg sinu jaoks, aga ta on nõus ka töötama sinu jaoks niimoodi, et ta tegelikult unistab ja siis sa jääd temaga koos unistama. Et ma arvan, et see on kõige olulisem asi, mida me siis viimased 12 kuud teinud oleme, et oma andmeid puhastada, et ta unistaks vähem. Sest et kui sa tahad küsida agentika AI-lt näiteks oma mõne töötaja palgainfot on, siis me oleme neid teste teinud küll, kus kohas nagu testandmete baasil, et sa küsid töötaja X-i kohta, et kui palju ta mis tema eelmine kuu kompensatsiooni summa oli, siis AI otsustas, et võtab 2 aastat tagasi ühest suvalisest failist, võtab selle vastuse ja ütleb sulle, et see oligi see number. Selliseid asju meie maailmas kahjuks me ei saa kasutada niisugust asja, sest et energeetika läheneb ka kogu aeg aina pangandusele, sest et kui need automatismid, meil on automatism viib sinnamaani, et me mitte ainult ei võta andmeid vastu, vaid me ka saadame andmeid. Ja nende andmete baasil teevad need robotid ka järgmist tööd, ehk siis lülitavad ennast sisse, lülitavad välja ja siis lihtsustatult me oma andmetega mängime sagedusega ja sagedus hoiab tööl kõiki neid seadmeid, mis siin ruumis on. Et selle tagajärjel meie jaoks on see ikka nagu super oluline ja meilidest tahaks sellepärast ka lahti saada, et enamus meie ründeid meie vastu toimub meili teel. Ja pätte lasevad sisse ikkagi meie enda töötajad ja meili teel. Ja ma olen kogu aeg oma töötajale öelnud, et saate aru, et tahate hoida lahti ust ja te teate, et just praegu on siin huudis on mitu inimest, kes tahavad sisse tungida, aga te ikka vabatahtlikult teete seda. Et niisugune see olukord on. See on muideks hea point, et ma annangi nagu vaatajatele, kuulajatele info, et kes tahab sellest teemast nagu täpsemalt teada, mida Priit praegu mainis, siis sellest meil on üks podcast isegi tehtud spetsiaalselt sellel teemal, küberturvalisuse teemad.
aga ma küsiks siit, see küsimus on tegelikult teile mõlemale. Mis on see kõige nagu selline tavalisem viga või möödapanek, mida siis ettevõtted pilvede valikul või nende serverite valikul siis nagu teevad, et kuidas sul kogemus on sellega? Mida ma nagu viimasel ajal olen näinud, mis on nagu halvasti on see, et IT-mehed, ehk siis need tänapäeva IT-mehed, need nagu unistavad, teevad mikroteenustega väga keeruliste arhitektuuridega lahendusi ettevõttele, mille ärifunktsioon on väga lihtne. Kui saaks seda nagu lihtsustada, et nagu seal ma näen lihtsalt see päris, ütleme, et kui nende eeldus on see, et kui nad panevad selle pilve, siis seda ei pea haldama. Me teame tegelikult, et see ärimaailmas nii ei käi, et peab ikka neid peab uuendama neid komponente nii edasi tagasi, seda võrku tuleb seal vahel, mis mikroteenuste vahel jääb, on ju putitada, et see oleks turvaline nii edasi. Et võib-olla see on üks asi, mida nagu, et saaks tagasi selle hea planeerimise või hea arhitektuuri. Et mis teeks seda natuke lihtsamaks seda maailma, et kui oleks haldus lihtsam ja oleks ka klientidel odavam. Aga ettevõtja juhi vaatest, Sonli vaatest, mis on selline viga, mida sa näed, et ettevõtjad teevad, et sa suhtled ju teiste ettevõtjatega ka ju. Teil on terve rida startup ettevõtjad, kuhu te olete investeerinud ja et mis need on need vead? Ma arvan, et ega see peamine ongi arhitektuur, et see on see, mis viib kulud ülesse ja kasud alla. Et see on peamine, et ma olen näinud ikka igasuguseid käkke kogu selle aja jooksul ja ma arvan, et üks asi, mis ma ise oleme oma ettevõttes rakendanud, see mõte on selles, et me ei kasvata oma IT-osakonda nendes kohtades, kus kohas meil äri poole peal pole vastas inimest, kes saaks arhitektuuriliselt aru. Ma arvan, et mida rohkem tuleb cloud coworki laadseid tooteid turule, mida inimestele meeldib kasutada ja ta tõesti on hea asi nagu niisugune äritasandil kasutada, seda rohkem tegelikult sa hakkad oma töötajatelt ja iseendalt nõudma seda, et sa oskad ühte koodikeelt ka ise. Ja sa oled äri poole peal siis vähemalt selline hea, mõistlik arusaav ostja. Et sa pead aru saama, mida sa üldse ehitada tahad ja siis sealt kaudu selle äri poole pealt. Just peamised vead, mis tehakse, on see, et ehitatakse mingi suur andmebaasi süsteem, mis võtab vastu nii palju korraldusi ja siis esimesel päeval hakkab sinna tulema 3-4 korraldust. Et tegelikult oleks võinud seda ehitada natuke teistmoodi, natuke teistes etappides. Et selliseid asju on väga palju. Ja siis enamasti on see lõpeb sellise suure arusaamatuse ja mitmesaja tuhandese arvega. Et ma arvan, et see on peamine viga ja teine viga, mida ma näen väga palju tehakse, on see ja see on ka panganduse probleem, et hästi oluline on see turvalisuse küsimus. Ja tegelikult ma usungi, et kõik pilveteenuse pakkujad ongi turvalised asukohad, aga peamine rünne nendele ei tule üldse nendele füüsiline, nendele hoonetele, nendele ettevõtetele ise. Kindlasti üritatakse seda ka, aga peamine rünne tuleb ikkagi kliendi pihta läbi kliendi siis sinna süsteemi. Ja vaata, see on selline asi, millest vist inimesed aru ei saa, et kui su pilv on turvaline, ma ei oska seda kirjeldada, aga kui sul see tee sinna pilveni ei ole turvatud, siis see pilv ise ei ole ka turvatud, et sa lihtsalt selle sama ukse kaudu, kus sa seal pilves käid, see on täpselt sama avatud kui sulle ja teistele ka. Ja meie äris on seda ikka väga palju näha, et Ukraina konflikti sõja tõttu on olukord selline, et meid rünnatakse üsna tihti, üsna palju ja seda tehakse mitmel erineval tasandil ja peamine target on meie töötaja. See on ka põhjus, kuna ma olen ise avaliku elu tegelane, ma ei ole võimeline, me testime oma töötajaid ja see asi on läinud juba väga hulluks, et kui raske on sulle endal aru saada, kus ja mismoodi ründed tulevad. Ja need lähevad ikka väga spetsiifiliseks, kasutatakse sinu sõpru, see oli alles pool aastat tagasi, kus kohas inimesed, kellega sa päriselt suhelnud oled, nende kaudu sind rünnati või siis seda, et kus kohas sa asud, on kasutatud ära WhatsAppi kaudu, et sa asud täna momendil Londonis ja inimene kirjutab, et mul on Londonis raha vaja, et see asi läheb juba väga detaili selle füüsilise asukohaga, kus sa oled. Ja kus iganes informatsioon välja tuleb, et selle tõttu minu kalender ei ole ettevõttes enam avalik ja nii edasi, et kõik sellised asjad, et sa tead, et sinu käes on mingisugused õigused, mille kahju teha ja inimesed üritavad neid uksi ära kasutada. Ja see on see peamine asi, et ei saa luua, et see on kõige turvalisem asi, sest kui sa ise ei turba ise ennast, siis tegelikult ka see turvaline lahendus ka kuidas see siis turvalisem on.
et ma arvan, et see on ka teine niisugune asi, et kui räägitakse turvalisusest, siis unustatakse ära, et ma peaks kuidagi ise ka tegelikult turvaliselt käituma sellepärast, mis mu äri on. Et mina olen energeetikas, meid rünnatakse selle tõttu, et soovitakse mängida meie elektrisüsteemiga ja luua seal siis selliseid ootamatusi, mida siis oleks hea ära kasutada. Ja panganduses on täpselt samamoodi, seal oodatakse raha ja ja telko puhul on see ka, et mobiilimakseid kasutatakse ära, kõik selliseid asju, et ka meil, kuna seadmed on kõik ühendatud mobiili kaudu ja seal on SIM-kaardid sees, ikka üritatakse niisuguseid labaseid ründaid ja see kõik on, sa pead põhimõtteliselt vaatama kogu aeg oma kilobaite, mis su võrgus liiguvad ringi ja sa pead tegema seda täna 24/7, et see on ikka päris intensiivseks läinud. Huvitav ka, aga ma arvan jah, et ei tohiks seda müüa, et see pilvelahendus, need kõik mured ära lahendavad. Ise peab ka ikka oskama jälgida asju. No vaata, mul ongi see tekkis siuke hea mõte ja et ütleme, kui väike ettevõte tahab endale nagu selle, kuulab nüüd täna podcasti ja mõtleb, et okei, et tundub nagu väga äge teema, et kas ta siis on minul nagu pilv on mulle siis nagu pigem nagu lihtsustaja või on ta pigem lisakulu mulle, kuidas ma vaatan, et sest siin podcastis on käinud ettevõtted, kes tegelikult on täpselt selle piiri peal, et nad peavad nüüd midagi otsustama, kuhu suunas nad liiguvad. Et kuidas sa vastaksid sellele? No ma vastaksin sellele niimoodi, et kui me võtame profiililt Eesti tavaline väike ettevõte, siis tegelikult kui tal on vaja mingisuguseid andmeid kuskil hoida või teha, siis ma soovitaks täna pilveteenused. Ja see põhjus on sellepärast, et selleks, et nagu eelkõne rääkis, turvata seda ühte serverit, see vastutus on siis sinul, aga neil ei ole, tõenäoliselt teil väikeettevõttel pole inimestki majas, ta tõenäoliselt ostaks selle sisse, selle teenuse ja siis oleks võib-olla kõige lihtsam kasutada juba pilveteenust, mis on siis mis on juba skaleeritav, kõrgkäideldav tavaliselt, neid 9 on seal palju taga, et ma soovitaks tegelikult seda, et see nagu täna on nagu odavam, aga kui on mingi spetsiifiline vajadus on ju ikkagi näiteks pole ühendusi, tahab hoida väga andmeid enda ligidal, ma ei tea, on siin osad sektorid, näiteks juristid vahest ei taha neid väga palju pilve panna, andmeid, et siis ka on olemas selliseid väikseid serveri lahendusi, mida saab ka väga edukalt teha, aga varundust ja kõike seda peab ikka keegi korraldama. Et ma soovitaks sel juhul, igal juhul, Eestis on nagu IT-teenuse pakkujaid palju, et soovitaks nagu mõne välja valida ja selle nagu tegelikult nagu usaldusväärsega edasi minna ja ikkagi kaasata see spetsialist pigem kui ise pusida. Aga ma ikkagi natuke täpsustaks seda, et aga kui ma otsustan nüüd minna ja nüüd ütleme, et Peeter, istum maha, räägime sellest asjast, et mismoodi see protsess nagu välja näeb siis nagu? Kas on mingi digitaalne teekaart vaja teha või kuidas ma siis nagu otsustan nüüd? Aitad mulle otsustada seda, kas ma lähen või mitte? Meie tegelikult arhitektid ja müügiinimesed siis viivad läbi siis niisuguse intervjuu raames selle asja ja tegelikult need vajadused selgitavad, mis vajadused seal konkreetsel kliendil on ja vastavalt sellele siis disainivad selle lahendus. No nagu selle podcasti nagu mõte on, et ettevõtte juhile seda halduskoormust nagu maha võtta ja see IT on täna järjest suuremaks kasvab, nii nagu sa, Priit, ka ütlesid, et järjest rohkem neid igasuguseid andmeid liigub, et aga kui palju nagu juht üldse peab ise sellesse teemasse süvenema, et kas ta saab seda nagu ära kellelegi delegeerida või ikkagi ütled sina lõppotsus, et ei, me teeme ikkagi nii? Ma olen selline juht, et ma ei usu sellistesse asjadesse, et saab ära delegeerida asju, millest aru ei saa. Et mina pigem delegeerin ära asju, millest ma aru saan, et just niipidi ja selle tõttu IT vastutus juhatuse tasandil on tegelikult kogu grupis minu käes ja kuna ma soovin ja tahan sellest aru saada ja ma pean sellest aru saama, siis pigem on, kui me räägime sellest, et ma pean kirjeldama ära oma ettevõtte infrastruktuuri investoritele, siis kellel on ka umbes samasugune teadmine, et ma tegelikult ei taha IT-st rohkem midagi kuulda, aga ma tahan väga teada, kuidas see asi välja näeb, siis ma pean olema seal. Minu ülesanne on nendest asjadest aru saada ja seda aina rohkem ja rohkem. Eriti veel siis, kui ma arvan, et kui selline tavaline vibe või siis boom AI-s läbi saab, siis ei piisa sellest, kui sa ütled, et ma tegelen AI-ga. Kui sa juhina ei oska öelda, millises ärisegmendis sul AI-d kasutavad, kuidas töötajad kasutavad seda, siis see on lihtsalt ebapädev. Tegelikult ikkagi ei taha kuulata seda juttu rohkem. Ja see on kõikide boomidega olnud. Oleme erinevaid näinud. Ja ma arvan, et see ongi see põhjus, et miks meil on nagu CEO käes on tegelikult IT vastutus.
me näeme sellest meeletult suurt kasu, tulu ja ka riske, et kui me teeme seal midagi valesti, siis kogu see süsteem võib kokku kukkuda, meil on ka niisugune süsteemi vastutus ja see on oluline. Aga ma lõpetuseks küsiksin viimase küsimuse, et tõmmata see teema niimoodi kokku, et Priit, kui sa nagu ise oled selliste moodsate tehnoloogiate keskel praegu, et mida sa ütleksid nagu väikeettevõtjale, keskmise suuruse ettevõtja juhile täna, kes seisab sellise nagu olukorra ees, et kas minna pilveteenuseid, keda kuulata, mida vaadata, kuidas see äri strateegiliselt mind mõjutada võib, et niisugune mõte, mis sõnumi sa annaksid siit näiteks praegu ettevõtte juhile edasi? See on väga keeruline, ma arvan, et kõige lihtsam asi, mis on tegelikult, ma soovitan ikkagi tutvuda teenustega, mida me ostame. AI on teinud selle hästi lihtsaks võrrelda teenuseid ja see just, et mis see sinu isiklik vajadus on, et tegelikult tuleb see koodimaailm ei ole mitte midagi keerulisemat kui see, et sa kirjeldad ära, mida ma tahan saada. Sa pead võtma, nagu ma saan aru, et võib-olla täna vist oli essee kirjutamise või kirjandi kirjutamise päev. Ja selle käigus siis inimestele ma näen, et kõige raskem osa on see, et paberile kirja panna, mida see asi tegema peab. Ja just puha, mis see on, sa tegelikult pead nagu kirjeldama ära, kui see on nagu paber, siis kujuta ette, et see paber on siin ja see peab kliendini jõudma. Mis sa vanas maailmas pidid tegema selleks, et arve jõuaks kliendini? Ja tegelikult see kõik toimub läbi IT-süsteemiga. Mõtle see korraks, need käigud oma peas läbi ja siis mõtled, mida sul tegelikult vaja on ja kuidas sa pead need arved varundama. Kas sult nõuab seda näiteks Statistikaamet, Maksuamet, Finantsinspektsioon, mis iganes asutused on erinevaid kriteeriume ja asju nõuavad sult. Siis mõtle see läbi ja selle kaudu sa tegelikult tead, et näiteks, et kui sa lähed lihtsalt seda teed, et sul on vaja litsents, et Wordi Excelit kasutada, siis sa valid SharePointi selle tõttu ja siis sa avastad, et näed, et et mul ei mingi andmed, et kuhu need andmed kadunud on, siis lähed SharePointi juurde, SharePoint ütleb sulle või Microsoft ütleb, aga te olete valinud sellise paketi, et andmed säilivad ainult, et kui te kustutate, siis andmed säilivad ainult aasta aega. Niisugused näited on need näited, kus kohas sa tegelikult, sa pead sellised asjad käigud läbi mõtlema. Vanasti ettevõte pidi mõtlema, kus see paberarhiiv lõpuks, see oli üürikulu, on ju. Et samamoodi peab praegu ka mõtlema ja ma arvan, et sa ei saa taganeda selle mitte kuskilt, et kui sa tahad IT-äri või äris kasutada IT-d, sa pead selle niimoodi läbi mõtlema ja kui sa ei mõtle, siis kuskil teel sa failid ja see karistus on lõpuks nii-öelda selle spellis lossi poole peal need arved, mida sa pead kõik kinni maksma vale arhitektuuri pärast ja seal ei ole mitte kedagi süüdistada, telijat ei ole süüdistada, kedagi teist ei ole süüdistada, ainult enda rumalust. Ja sama küsimus sulle ka, mida siis ettevõtte juht peaks nagu tegema paari lausega? Esiteks, mida nad siis tavaliselt teevad või kui nad tulevad meie käest küsima mingit lahendust, et tegelikult neil on nagu nende äri, see oleneb, milleks nad seda mingisugust IT-funktsiooni kasutavad. Veel kord, et tavaliselt nad kasutavad mitmeid funktsioone oma äri toetamiseks ja nii edasi, siis me ehitame neile süsteeme, aga ütleme, et sellisel väiksel kliendil, kel võib-olla on mingisugune kas oma andmed hoiab või oma server, siis see ongi, tuleb vaadata, et need andmed säiliks, nii nagu rääkis varundamisest ja tulebki see protsess nagu läbi mõelda ja see on siis osa sellest äriprotsessist, see IT osa ka. Et isegi väiksel ettevõttel. Kui ta seda läbi ei mõtle, siis ta võib oma andmetest mingil hetkel ilma jääda. See üks näide on sellest, mida hästi palju väikeettevõtted kasutavad, nad usaldavad, et Google see ei lähe kunagi katki, ma ei ole andmeid seal. Päris ärimaailmas, kui sa selle läbi loed, kuidas sa seal neid andmeid hoiad, mis siis sa nagu see ärimaailmas seda teha ei saaks, eramaailmas on okei. Jah, ma ei tea, kui palju inimesed loevad neid väikse kirjaga kirjutatud neid tekste ja kõiki neid nõudeid, mis seal on. Nojah, aga mõtlen, et kui sa lähed ostad midagi, siis see on nagu leping, nagu iga teine, aga tavaliselt tõesti see nii on, et seda väikse kirjaga seda IT-teenuse lepingut ei taha keegi lugeda, aga liisingu lepingu loed ikka läbi. Jah. Aga igal juhul on see teema, millest oleks väga pikalt rääkida ja tehnoloogia liigub sinna suundas, et meil on AI, pilveteenused, kõik küberturvalisusega seotud asjad. Neid te saate ka vaadata eelnevates podcastides on neist ka räägitud. Aga seniks ma tänan Priit, Sunly juht ja Peeter siis Telia tippspetsialist pilve valdkonnas. Aitäh!
vaatamise, kuulmiseni.